Tere taas vaatama Piletilevi noort tegijat. Meil on külas Roger Andre. Tere, Roger. Tere. Ma unustasin ennast ka tutvustada. Mina olen Melissa Mariel Korjus ja tutvusta nüüd sina ka palun ennast. Millega sa tegeled ja kui vana sa oled? Ma olen 17 ja ma tegelen stand-upiga. Koolis käid ka, jah? Ja. Gümnaasiumisse? Jah. Ei, tegelikult ma vaatasin mõnesid teisi episoode, ma vaatasin, kõik on mingi laulukarusselli lõpetajad ja siis ma olin kõva. Ja, aga ma tegin esimest korda, eelmine kord kõik need 4 intekat järjest ja ma võtsin enda nagu sõbrad, et oleks julgem teha ja kuna mul on nii palju lahedaid sõprus, ma kes on laulukarusselli neid promoma. Nii et sina oled üks esimesi võõraid inimesi minu jaoks. Nii et tuleb väga huvitav intervjuu kindlasti, aga ütle nüüd oma päris vanus. 24. 24? Jaa. Ma nägin seda pettumust juba, et ta ei ole noor tegija. Miks ma ta kutsusin? Ma mõtlesin, et äkki sa ajad jälle jama. Ei, ma olen 24 päriselt, ja ma tean, selle soenguga ma näen välja nagu kõige noorem ja kõige vanem inimene korraga. Aga millega sa tegeled? Stand-upi teen, komöödiat. Seda sa juba ütlesid. Jaa, see on siis selline igapäevasi, millega sa raha teenid või on see su hobi? Igapäev raha ei teeni, aga kord kuus saan küll. See on see, mis ma teen ja muud ma ei tee midagi. Ja ma tundsin, et õhkkond oli kuidagi veider. Mul ei olnud kunagi varem politseinike kodus olnud. Ma mõtlesin, et ma ei tea, poisid, panen muusikat või midagi. Ja siis üks politseinik tuli minuga rääkima ja ta alustas pehmelt. Ta ütles, mis juhtus? Aga ma mõtlesin, kuna ma olin nagu täiesti läinud, ma mõtlesin, ma vastan nendele küsimustele, mis ta ei küsinud ka. Ja ma lihtsalt ütlesin talle, õhtu oli mega. Aga koolis? Jaa, käin küll, ma kirjutan bakatööd ka, aga sellest mulle ei meeldi väga teistele rääkida. Aga mis eriala? Kommunikatsiooni õpin. Tartus, jah? Tartus, jah. No see on ajakirjandus ja kommunikatsioon koos, aga ajakirjandus tundus liiga keeruline, kommunikatsioon tundus siuke, ja siis ma võtsin selle variandi. Selle suuna pigem. Okei, aga millal sa hakkasid üldse stand-up komöödiaga tegelema? Sa kindlasti oled sellest väga palju juba rääkinud, aga meie vaatajad ei pruugi teada. Gümnaasiumis ma vaatasin lihtsalt õhtuti siis oli vaata see mingi iPod Touch või mingi asi, mul oli mingi vana siuke ja siis wifi võrgus niimoodi, et mul nagu minu tuppa ei ulatunud wifi, aga siis ma nagu voodi ääre peal niimoodi hoidsin ja vaatasin öösel mingit stand-up'e ja mulle hullult meeldis ja ma ei maganud üldse ja siis ma ei pannud koolis midagi tähele enam. Aga kuna sa olid siis? Ma ei tea, see oli mingi 10. või 11. klass. Siis see polnudki nii, midagi sellist äkki või. Ja siis ma vaatasingi lihtsalt stand-up'e ja mul üks kooliõde toonane siis hakkas mulle nagu pind tegema, sa võiksid ka teha ja siis mingi, ma ei tea, 1 või 2 kuud lihtsalt käis iga koolipäev pinda. Oli, kirjutasid esimese nalja juba või? Ja lõpuks ma lihtsalt ei kannatanud seda välja ja siis ma kirjutasin. Aga kui kuulus sellel hetkel oli üldse sellised, kas stand-up komöödiad olid sellel hetkel Eestis tuntud või kuidas sa sattusid selle peale üldse? Ma ei teagi, seepärast, et siis toona ma arvasin, et mitte keegi ei tee, kuigi tegelikult tehti. Ja kui ma panin nagu mingi hetke otsingus stand-up Eesti, siis tulid mingi Sander Õiguse videod ja asjad. Ja siis ma sain nagu, wow, Eestis tehakse ka. Et ma olin hästi nagu huvitatud. Aga toona ma arvasin, et ei tehe mitte keegi. Ja ma tegin kooli vabalavadel. Käisin. Et nagu mu enda koolil isegi ei olnud vabalava. Ma otsisin mingit teiste koolide, panin lihtsalt Facebooki vabalava ja siis lihtsalt kirjutasin inimestele, kas ma tohiks. Ja kuidas läks nendel? 2 tükki olid väga ägedad ja siis üks oli nii jube. Ja selle jubedale ma kutsusin vanemad. Ja miks see jube oli? Mis sul juhtus? See oli mu elu 3. kord, nii et... Aga tavaliselt näitlejatele öeldakse ka, et 3. etendus läheb pekki või oli see teine? Et esimene tuleb alati hästi välja ja siis... See sõltub, jah. Ei, stand-upis on ikkagi see, et alguses ei ole mitte keegi hea. Et sul ei ole võimalik tegelikult nagu, kui ma praegu mõtlen, millega ma siis käisin laval, ma ei läheks kodust väljagi selle materjaliga. Ja mis vanemad arvasid sellest hobist? Nad lootsid, et see lõpeb ära. Et ma ei tee seda peale seda. Aga kuidas see su teekond edasi läks?
kõigepealt olid siis, esinesid koolides, aga kas sa siis võtsid ühendust kellegagi või keegi märkas sind või kuidas sa suurematele lavadele jõudsid? No siis oligi mingi need 3 vabalava üritust ainult olidki, siis hakkas nagu suvi tulema, ehk siis koolidel ei toimunud enam midagi. Ja siis mu ema leidis, et oli vaata see mingi Estonian Comedy Week või mis asi see, no näitlejad teevad seda asja. Ja siis ma mäletan, ma käisin seda vaatamas emaga koos ja me vaatasime ja siis mul oli terve aeg see tunne, et ma vaatasin, mis mulle ikka, nagu mulle kõik meeldis, kõik näitad nagu jumala tore ja vahva, aga siis kui nad tegi stand-up'i, siis mul oli see, et ma võiksin laval praegu olla ju. Nagu, et see ei tundu ju nii keeruline. Ja siis mul oli veits oli kuklasse, et oh my god, ma äkki kirjutan Kalmetile, et äkki saab kuskil teha. Aga õnneks ma leidsin Comedy Estonia ka siis. Ja ma kirjutasin neile, tegin oma mingi esimese open mic'i, too läks väga hästi. Teine horrible, nagu teine on niimoodi, et ma olin mingi 5 minti laval, 0 naeru ja ma tulin tõesti nagu hirm vaata mingi kaugtuledesse. Oi, aga see tundub nii halb tunne. Jaa, see on kõige halvem, aga nüüdseks nagu ma olen juba ära harjunud. Nüüd see on nagu halb, aga mõnus. Ma ei oska öelda, see on veider. Tuli väikse venna trenni viima ja mul ei ole autot, on ju. Ja siis ma pidin emalt autot laenama. Ja nüüd, kui ema andis auto võtmed mu väiksele vennale, siis mu väike vend vaatas neid võtmeid ja ta küsis minu käest, et venna, miks on nii, et see nupp, mis paneb uksed kinni, on nõgus ja see, mis teeb lahti, on kumer? Ja siis ma mõtlesin veits aega. Ja siis ma ütlesin talle, et see on pimedate jaoks. Aga mis sa teed siis seal lava peal, kui keegi ei naera? Kas sul tekib mingi paanika ka või sind ei huvita tegelikult nii väga see, mida teised arvavad ja mõtlevad? Ikka huvitab, aga lihtsalt kuidagi... Või kuidas sa tuled sellega toime, kui juhtub? See on naljakas. Hakkad ise naerma? Nagu seesmiselt võib olla, aga mõnikord on ka muidugi see, et see on nagu nii hull, et sa lihtsalt sa nagu otsid puslele seda tükki. Et see on see, mida aju põhimõtteliselt laval teeb, et sul on kogu aeg, sa tegelikult publikust paar sammu ees, aga kui tekibki see moment, kus midagi nii-öelda see on halb sõnaga ei ländi, ehk siis midagi ei tööta, ei haaku publikuga mitte midagi, siis on küll vahepeal see, et tekib mingi peataolek. Aga ma ei tea, ta ei ole ka otseselt nii hull, sest neid showsid on nii palju. No see tulebki ilmselt ajaga ka, kui esimesel show'l oleks niimoodi olnud, siis võib-olla oleks rohkem ära ehmatanud. Aga kuna sul tuli kohe hea kogemus, siis... Ja, see võis ka nagu kindlalt nagu aidata. Et mul oli selline tunne, oh my god, et ma päriselt äkki suudan seda asja teha. Aga siis ma mäletan, ja ma läksin kaitseväkke, ma olin aasta aega eemal. Ja see oli see moment, kus ma sain aru, et ma pean nagu päriselt tegema seda. Kuna enne seda ma käisin ainult mingi mõnel open mic'il, siis kui mingi maas, kui aega on või midagi muud ei ole teha. Aga peale seda ma otsustasingi seal kaitseväes, ma panen kõigile kirja, ma käin igal pool kohal. Ja seal nagu oli see. Kui palju sa kaitseväest said inspiratsiooni mõnellade jaoks? No mõne ikka. Üks päris hea tuli sealt, kui endale tohib nii öelda. Et mulle nagu üks lugu meeldis ja selle sai linti ka võetud, ma pole veel üles pannud. Aga kes käisid Sandri 5. tundi vaatamas, need siis soojendus sellel minu esinemisel siis nägid. Et see mulle endale nagu, see oli nagu üks hea asi, mis ma kaitseväest sain. Kuidas sa üldse neid nalju kirjutad? Istud lihtsalt õhtul maha ja hakkad mõtlema või kuidas see protsess sinu pool toimib? Ta on täiesti erinev iga naljaga põhimõtteliselt. Aga laias laastus, kui ma lihtsalt kirvega löön, siis see on umbes selline, et mul tuleb mingi uitmõte midagi, siis ma panen selle enda jaoks kirja, mingi lausena, 2 lausena, aga see ei ole nagu midagi naljakat, see on lihtsalt nagu nii-öelda see tuum või mille ümber see nali nagu on. Ja siis teinekord, kas siis enne esinemist midagi istun maha, vaatan seda korra, mõtlen nagu neid mõtteid, panen võib-olla mingeid märkmeid kirja, aga reaalselt nalja kirjutamisprotsess toimub laval. Ehk siis see ongi see avatud mikrofoniga üritus, tasuta üritused ja siis seal lihtsalt lähed peale, proovid, publik naerab, lindistan ka nagu helifaili. Kas ajakirjanduse eriala aitab ka kuidagi kaasa sellele stand-up komöödia tegemisele? Just kas näiteks see kirjutamise pool ja üleüldse ühiskonna? Võib-olla see uudise kirjutamise osa näiteks, see, et sul ei ole mingit rasva, et sul ainult nagu see, mida sul on vaja, nalja kirjutamine ongi põhimõtteliselt see, et sa nii-öelda see setup või siis see nagu nii-öelda nalja ülesehitus
sinna sa paned nii palju asju, ainult kui sul on vaja, et töötaks su punchline või nagu lööklause. Et mitte ühtegi ekstra infot ei ole vaja, et kui sa räägidki mingi loo, kus sa mingi sõpradega käisid kuskil väljas, noh, publik ei pea teadma, et sa käisid 10 sõbraga, noh, nad ei pea teadma kõigi nimesid, aga kui mingi 1 tüübiga või 2 tüübiga midagi juhtub, siis sa paned võib-olla ainult nemad sisse, võib-olla liidad nad üheks sõbraks lihtsalt, et oleks lihtsam. Eerik oli minu kõrvale tantsima tulnud. Ja ta tantsis siin. Ja siis ma tantsisin siin. Ja siis ma hakkasin pihta. Ma on nunnu või? Ja siis Eerik ütles, jaa. Aga naljade jaoks siis on, ma saan aru, kindlad reeglid, kuidas neid koostada või oled sa ise oma peas need reeglid välja mõelnud või oled sa kuskilt need leidnud? See on rohkem ja kõik harjutamise teemal, et ma praegu lõputöö, mis ma kirjutan ka veits stand-upi teemal ja nii palju, kui ma olen lugenud mingeid teaduslikke artikleid ka, siis öeldakse, et on võimalik nagu töötada välja struktuur, mille järgi nalju analüüsida, aga selle struktuuri abil sa ei saa mitte ühtegi nalja kirjutada. Ehk siis nalja kirjutab, see on kuidagi see on nii veider teema naermine. Ja sellepärast mulle see meeldibki, et on nagu hästi selline... Ja. Aga kuidas sa tuled toime nende inimestega, kes hakkavad esinemise ajal ise kaasa rääkima, näiteks vastu vaidlema? Neil on vist kindel nimetus ka, mingi Hekler. Ja. Kuidas sa nende inimestega toime tuled? Täiesti, see sõltub kogemusest. Alguse poole oli pigem raskem ja see sõltub sellest ka, nagu millised need on, nagu mitte välimuse mõttes, aga nagu pigem, mõnes mõttes see aitab ka kaasa, sest kui sa saad kohe välimuse pihta midagi öelda talle, siis see on ka hea või siis hääle või mida iganes. Et see on nagu, see sõltub sellest, mida ta ütleb. Et kui ta ütleb mingi 2 korda võib-olla midagi esinemise jooksul, siis see on veel okei, sa saad sealt midagi nagu nii-öelda, stand-upis on termin riffida, ehk siis sa kuidagi lähed sellega kaasa, sa saad selle nii-öelda liita oma esinemisega. Sul oli kuidagi eriti meeles või? Mis sa tegema pidid seal? Kükitama? Okei. Mis uuring see oli? Aga mul on ka sellised, kes mingi pool tundi lihtsalt jauravad ja nendega on juba nagu raske, et kui sa paned neile paar korda ära, publik naerab täiega ja siis nagu, aga ta ei saa aru, ta on lihtsalt okei, veel edasi ja see on, ma ei teagi, see tuleb nii kogemuse pealt, aga lõppude lõpuks, kui mingi inimene ainult tahab rääkida, siis tehniliselt tegelikult tuleb välja visata. Sest ei ole võimalik. On juhtunud sul sellist olukorda, et sa viskadki kellegi välja? Ei, mina isiklikult ei ole visanud, aga nagu on visatud küll inimesi välja. Ja kui palju tuleb ette üldse selliseid olukordi, et hakatakse kaasa rääkima ja vastu vaidlema, et kas see on nagu tavapärane või pigem juhtub harva? Eestis on ta nagu pigem harvem. Et välismaal võib-olla nagu, kus inimesed on rohkem harjunud stand-upiga, nad teavad selle kontseptsiooni rohkem, seal võib-olla tahetakse rohkem hõigata midagi vahele, aga seal nad hõikavad ka vahel nagu loogilisemaid asju. Aga ma ei tea, ta tuleb mingi, ma ei oska niimoodi täpselt öelda, nädalas on mingi 3-4 esinemist, siis ma arvan, et kuus mingi, ma ei tea, 2 korda, 3 korda või õhtu jooksul, minu esinemise ajal ma mõtlen, aga õhtu jooksul kindlalt on nagu neid. Millises linnas on kõige vahvam esinemas käia? Kas on tekkinud ka mingisugune selline linn või koht, kus rahvas on eriti tore ja toetav? Enamus esinemisi on Tallinnas. Et see on open mic'id nagu Tartu open mic'id on see, need, mis on Kennis või Mökus, sama koht tegelikult 2 erinevat korrust. Need on nagu väga crazy'd olnud, et need on hästi lahedad ja publik on hästi tore. Aga teatritest on, mulle meeldib kõige rohkem Endla Pärnus ja siis Kuressaare teater ka. Aga nagu on teatritest. Siis vahed ka nagu rahval nii-öelda maakonniti? Ma ei tea, selles, kui nagu Tõrva. Tõrva on täiesti teine koht, nad elavad oma elu. Seal on läinud nagu esinemiste ajal kakluseks. Seal on, see oli crazy. Nagu ma mäletan, mina olin laval ja minu ajal mingi 2 tüüpi hakkasid vaikselt omavahel vaidlema ja kui ma maha tulin peale, mind läks Ardo peale ja Ardo ajal läks nagu päriselt kakluseks. Niimoodi, et turvamehed tõmbasid juukseid pidi vendi välja nagu sealt. Lohistasid mööda treppi alla ja et see on täiesti ta on nii crazy koht ja nad tahavad rohkem, et see huumor oleks siis võib-olla
ma ei tea, nad võib-olla tahavad rohkem konkreetsust, et kui sa võib-olla mingi, ma ei tea, Tallinnas mõnel nagu üritusel sa saad veel, noh, kui sa natukene ebalev või niimoodi, siis inimesed on nagu toetavamad, aga seal nad kannavad su kohe maha, mis on nagu esineja mõttes väga hea, nagu arengu mõttes, et sul on vaja erinevaid kogemusi. Et see toetav publik on hästi hea ja see publik ka, kellele sa pead nagu pidevalt tõestama ennast, et ta on nagu arenemise mõttes hea ja et otseselt nagu vähemalt minul, mul ei ole nagu seda, et täna õhtul on esinemine näiteks, ma ei ole mingi, ma pean täna olema kõige-kõige parem, vaid ma pigem vaatan seda kui niimoodi, et täna on mul võimalus areneda, et ma kunagi oleks nagu parim, mis ma saan olla. Aga kas sa kirjutad erinevaid nalju ka just selles mõttes, et kui sa lähed kuskile teise linna, kas sa siis mõtled mingid konkreetsed naljad, mis sobiksid selle kohaga või sul on ikkagi enda mingi kindel repertuaar nii-öelda, mida sa pigem ma proovin jah seda, eks võib-olla natuke mingi sõnakasutust või nagu laval hoiakut niimoodi muudad. Aga ja see ongi just tore jah, et sa võtadki ühe nalja ja ma panengi ta proovile. See ongi põhimõtteliselt see, et sa pead nalja proovile erinevatesse kohtadesse ja siis vastavalt sellele tagasisidele, mis sa publikust saad, siis nokitsed nagu edasi seda nalja. Et pigem on jah selline, ta on hästi katse-eksitusmeetodil ja mõned inimesed ütlevad, see on ju nii crazy. Aga samas see on ma just vaatan, et crazy on pigem see, kui ma ei tea, muusikud näiteks, ma mõtlen, see on minu eest nagu palju keerulisem, et ma istun stuudios, seal on mingi mina, võib-olla mõni inimene veel, me näeme mingi, ma ei tea, kui kaua lugu valmib on ju, aga ütleme, et ma näen mingi vaeva mingi loo kallal ja nüüd ma lasen ta välja. Ja siis on kõik, sa ei saa enam seda muuta. Täpselt, jah. Et mulle just meeldib see, et ma saan vahetu tagasiside, aga ma proovin midagi, aga neile ei meeldi see, tavai. Võib-olla proovin mõnikord veel, aga kui üldse ei meeldi publikule, siis ma lihtsalt ei tee seda. Kui palju tuleb ette sellist solvumist või just tänapäeva ühiskonna mõistes, et praegu on hästi palju seda, et erinevad ühiskonnagrupid tunnevad ennast haavatuna, kui tehakse nalja millegi üle, et kas seda on Eestis ka, et inimesed võtaksid rünnakuna näiteks sinu nalju? Minu stiil otseselt nii väga ründav ei ole, aga eks jah, vahepeal ikka võetakse, vahepeal isegi mul on ka olnud seda, et vahepeal mingi kuidagi ollakse nagu tekib see tunne nagu justkui ma oleks üleolev mingi teatud inimese suhtes publikul või midagi. Aga see laias laastus kõik sõltub sellest, kui sa võid kõigest rääkida, aga kui on keerulisem teema, siis lihtsalt see nali peab olema nii palju parem. Ehk siis seal kehtib põhimõtteliselt, ma ei tea, stand-upis meil vähemalt on see, et koomikutena me vaatame kui seda, et sa võid kõigest rääkida nii kaua, kui see on naljakas. Et vahet ei ole, mis teema, vahet ei ole, kui ründav see võib tunduda, aga kui see on päriselt naljakas oma tuumas, siis kedagi ei huvita. Ainuke asi ongi oluline, ongi naljakas olla. Aga on tulnud ette seda ka, et tekibki, et inimesed lähevadki kahte leeri, osade jaoks on naljakas, teised võib-olla tunnevad, et see ei ole üldse naljakas, et kuidas sa siis valid selle poole, et kummal siis on õigus või kas sul on üldse tekkinud sellist mõtet või olukorda? Ma ei tea, otseselt ei ole, pigem on see, et endal on õigus. Kui ma tean, et see on naljakas, siis mind ei huvita, kui keegi ütleb, et see on mingi lame või et niimoodi ei tohi ja vahel sa saad selle abil sa saad ka, sest ongi riffidki laval, et mul oli vahepeal mingi üks nali, kus ma justkui, tavaliselt öeldakse, et nali võiks olla nagu see, et sa lööd altpoolt ülespoole, et sa kunagi ei tee nalja kellegi üle, kes on nagu sinust justkui et justkui ma ei saa öelda, et keegi oleks kellestki madalamal, on ju, et me on kõik võrdsed, aga et sa ei teegi inimeste üle nalja, kellel on näiteks abi vaja, vaid sa pigem teed siis mingi, ma ei tea, võimu üle nalja, on ju. Aga mul on olnud seda ka, kus ma löön nagu nii-öelda allapoole ja keegi publikust ongi, issand jumal või et mingi, et kuidas ta ja siis sa lihtsalt lähedki sellega kaasa, saad mingi mis asja, et kui su nagu nalja mõte ei olegi see et ma otseselt löön alla, vaid et lihtsalt see nali on, see on naljakas mõte, on ju. Mul oli kunagi mul oli mingi mul oli mingi siuke nali lihtsalt, et ma ei tea, nüüd see siin ei tööta selles kontekstis, on ju, see tuleb horrible ja sa kindlalt ei naera ja keegi vaataja ka ei naera, aga mul oli põhimõtteliselt nali, et huvitav nagu, et kas lastekodu lastele nagu pannakse ka perekonnanimesid või nagu pannakse neile rühmanimesid. Aga ei teagi tegelikult. Aga ei tea ja see oli üks mõte, kus mul tekkis, mis asja, sest et kui sa paned talle perekonnanime, siis ta ju leiab oma vanemad üles, et sa ei saa nagu kuidagi lapsest lahti niimoodi. Ja
ja siis see rühma nagu nimede asi oli minu arust väga naljakas ja publik nagu täiega ka naeris. Aga jah, mõnel võib-olla tundub, oh my god, ta teeb lastekodu, aga ma ei tee lastekodu laste üle tegelikult nalja. Tegelikult... Pigem selle süsteemi ja... jah, lihtsalt sa mõtle, et nagu selle asja nimi on perekonna nimi on. Noh, see nali ei töötaks inglise keeles näiteks, sest neil ei ole sellist väljendit. Aga jaa, mingid sellised asjad. Ja kusjuures ühes kohas, kui ma seda tegin, kui ma küsisin, et kas neile pannakse perekonna nimesid või, siis publikust mingi vend röögib palju, neile pannakse numbreid. Ja mis on nagu veel hullem on ja. Aga see oli naljakas ja siis ongi vahepeal, kui nagu publiku liige keegi ütleb nagu momendis, et kõik naeravad ja sa ise saad ka aru, et see oli tõesti naljakas, siis ei ole seda, et ma pean nüüd ilgelt talle ära panema või ma võin ise ka ju naerda, sest eesmärk ongi, et kõigil on lõbus. Et see peab olema lihtsalt jah, siuke tore, et jah, komöödia eesmärk ei ole, nagu selle, mis see draama oli selle Tuubli asja üle on ju. Nad lihtsalt proovisid nalja teha, ei tund välja, mis teed ja, et nad ei tahtnud ju, jah, ongi, nad peaksidki seda suruma nüüd iga episood, me proovime uuesti seda sketši, nii kaua, kuni see on naljakas. Kas sa oled mõelnud ka välismaale minna esinema? Kuidas sul inglise keelega on? Okidoki on, nagu, ei, ma olen käinud, Edinburghis oli selline festival nagu Fringe, see on üks maailma, üks suurimaid, või äkki on kõige suurem komöödiafestival, või üldse mingisugune, seal on igasugused mingi, ma ei tea, Nukuteater käis sealt vist Eestis veel. Aga jah, meie Comedy Estonia poistega käisime seal ja hästi lõbus oli. Just see, eesti keeles oli ka meil niimoodi, et mingi kord kuus on nagu inglise keeles open mic ja siis need heldekes omad, need mis kord nädalas, need olid ka nagu inglise keeles. Ehk siis välismaa publikule nii-öelda teetegi või lihtsalt harjutamise mõttes? No meil on see rohkem nagu harjutamise mõttes, käivad välismaalased ka, aga mõni õhtu on see, et enamus on eestlased ja siis on ka naljakas. Et jaa, ma ei tea, aga mulle nagu meeldis välis, ma olen tahtnud ka minna nagu mingi aastaks või midagi niimoodi käia proovima, aga praegu ei saa. See on tore, sest nad välismaal vaatavad rohkem meid kui metslasi. Või neil on nagu see, Ida-Euroopa. Sest me arvame, et me oleme Euroopa, kõik teavad meid. Aga neil pole õrna aimu, me oleme mingi venelased nende jaoks kuskilt ja nagu mitte Moskva venelased, vaid mingid Tühermaa venelased. Ja see on nagu ka naljakas, sest ja see aktsent, et kui ma võib-olla noorena main nagu, et inglise keelt võiks rääkida niimoodi nagu ameeriklased räägivad või nagu britid, siis nüüd mul on rohkem just, mind ei huvita, ma räägingi nii nagu eestlane räägib, vaata. Ongi ilmselt. Jaa, aga jah, ma ei tea, mul keeleliselt nagu otseselt väga probleeme pole. Aga kes su suurim eeskuju on? Eestis või üleüldse? Üleüldse. Üleüldse mulle meeldib hullult Dave Chappelle. Ta on minu arust hästi hea. Koomikuid on muidugi jah, neid on nii palju, sest ma jälgin kõik ju. Mulle meeldib Nate Bargatze, tal tuli just uus special välja, kui kedagi huvitab. Aga kui see nüüd üles läheb, see tuli ammu välja. Ja Chris D'Elia on ju, ta oli see seksuaalskandaal, eks, ülinaljakas. Nüüd tuleb tagasi, proovib. Eks me näe. Ja Eestis mulle meeldib väga Miikal Meema, hästi naljakas poiss on. Ja tegelikult kõik Comedy Estonia koomikud on väga vahvad. Nad on nagu sõbrad ka, nii et ma ei saa nagu valimit teha, aga Miki saad mu number 1. Aga mis sa arvad, kuhu suunas on üldse stand-up komöödia Eestis liikumas? Ma arvan paremuse suunas. Et mida aeg edasi seda nagu huvitavamaks läheb, sest meie nii-öelda 8 koomikut, kes me oleme seal põhipundis, me vaatame hästi palju nagu välismaa koomikuid. Aga nagu need uued, kes tulevad, nad vaatavad välismaa omasid ka, aga neil veel lisaks see, et nad on jälginud nagu Eesti stand-upi ka ja mõni ei vaatagi välismaa koomikuid, mõni on nagu, et ma vaatan Eesti stand-upi, mis on nagu nii naljakas, sest siis sealt tekib juba täiesti oma suund. Et ma arvan, mida aasta teha, siis läheb aina paremaks. Ma käisin oma väikese venna 9. klassi lõpetamisel ja see oli nõme üritus. Kõige nõmedam oli see, et ma nägin nende lõpetajatega täpselt sama vana välja. Ma läksin sinna, ma panin ka ilusti riidesse, on ju lipsu ette ja siis mu väikese venna klassijuhataja vaatas mulle otsa ja ütles, tule ka pildile! See oli nõme üritus. Mida sa ütleksid noortele, kes unistavad ühel hetkel stand-up komeedikuks saamisest, aga kui näiteks ei ole julgust või et kuidas sa neid inspireeriksid, kuidas sa neid julgustaksid? No kui sa päriselt tahad, siis lihtsalt mine. Et seal ei ole, midagi ei ole otseselt karta.
ja see ei ole nagu see ka mingi, et no mõni võib-olla arvab alguse poole, et siis need teised koomikud vaatavad ja noh, kes on kogenumad ja nad on mingi, see vend ei saa midagi. No see ei ole kunagi niimoodi, sest me kõik oleme selle läbi teinud. Kõik teame selle teed, kõik on hästi toetavad just. Kuigi me teeme nagu kogu aeg üksteise üle nalja, kogu aeg käib mingi puude panemine ja see keskkond alguses tundub hästi selline nagu hundikari, kus noh, igaüks kisub ja võtab. Aga tegelikult noh, hästi toetav seltskond ja lihtsalt tule open mic'ile, pane info@comedystonia.com, kirjuta, et ma tahan tulla. Ja. Kui palju on neid noori, kes üldse proovivad niimoodi, kas see on pigem tihe nähtus, et noored katsetavad? Ma arvan, seal, noh, selles grupp, meil on Facebookis mingisugune grupp nagu on ju, seal on vist mingi 70 midagi inimest. Et noh, kõik ei käi regulaarselt, aga no inimesi ikka on. Pidevalt tuleb juurde, pidevalt tuleb keegi, kes proovib esimest korda ja see on väga nagu äge, sest noh, pigem komöödia võib-olla tõmbab praegu veel nagu selliseid friike veits, et me kõik mingid veidrikud oleme seal. Kõigil on midagi viga, aga see on ka lõbus, noh, et ma ei tea, see on kõige vahvam asi, mida üldse teha ja kui keegi kunagi mõtleb selle peale, siis kindlalt, no võib-olla julgustuseks tule open mic'i vaatama alguses äkki, kui see aitab. Aga näiteks mina ei käinud vaatamas, ma ei mahtunud uksest sisse. Kui ma ei teinud veel stand-up, ma lähen vaatan. Ja siis noh, inimesed olid mingi uksest välja, noh, ja siis mul oli see, et ma ei viitsi siin olla, nagu lihtsalt kuulata, läksin ära. Aga need ongi enamasti tasuta vist ka, jah? Open mic'id ongi, jah. No see ongi, sest me ei saa garanteerida seda kvaliteeti. Jah, ma ei oska öelda seda sõna, garanteerida. Ja, et jah, ja me oleme idioodid. Aga jah, et seal on... See on kuna see ongi nagu nii-öelda, sa tuleksid justkui, ma ei tea, spordi mõttes, sa tuleksid justkui trenni vaatama. Et piletiga üritused on siis nii-öelda mängud. Ja, okei. Või võistlused. Aga enne lõppu ma palun sult, et sa teeksid meile ühe nalja ka. Ei. Tegin nalja. Tegelikult ma tean, et sult küsitakse seda väga palju, aga mis tunde see tekitab, kui inimesed tulevad lihtsalt sinu juurde ja ütlevad, et räägi mulle nüüd üks nali. Mida sa neile vastad? Ei. Ma ei tea, see on ükskõikne tunne, mul vist, et ma ei tee. Aga juhtub seda tihti või? Nüüd juhtub vähem, sest inimesed on võib-olla nagu aru saanud, et ei tehta, aga ja alguse pool oli seda rohkem ja et mõtlevad, et tee nalja, on ju. Aga noh, selle hoiak on nagu Tanel Padaril oli, vaata selle Eurovisiooni lauluga, vaata. Ma ei tee. Väga õige. Aga nüüd päris lõpetuseks ma küsin sult 3 sellist küsimust, millele proovi hästi kiiresti vastata niimoodi, et sa ei hakka kaaluma ja mõtlema. Need on niisugused natukene naljaga, nipiga. Esimene küsimus. Kas sa oled rohkem naljavend või pullivend? Pullivend. Väga hea. Kui sa peaksid minema karaoke õhtule, siis mis on see laul, mida sa seal laulaksid? Midagi Terminaatorilt või Smilersilt. Väga hea. Ja mis on see suurim hirm? Kõrgus. Kõrgus? Jaa. Kõrgus on hirmus. See on kõige hirmsam asi üldse. Sest ma alati kuskil kõrgel, eriti kui see on mingi rõdu või midagi sellist, siis ma vaatan alla ja nagu see hirmutav osa on see, kus ma mõtlen, et see on ju, noh, ma lihtsalt viskan ju siit ennast ja ongi tegelikult ju kõik, et võib-olla elu kõige ägedam kogemus, aga noh, ma saan ainult ühe korra kogeda. Ja see mõte mind hirmutab. Ma ei ole enesetapu nagu vaibiline muidu, aga lihtsalt. Jah, me loodame, et sa saad sellest hirmust tulevikus üle ja kindlasti näeme sind ka veel palju tegema stand-up komöödiat. Ma loodan, et kõik meie vaatajad ka lähevad nüüd Roger Andret vaatama ja meie siinkohal lõpetamegi. Aitäh sulle tulemast. Aitäh kutsumast. Ja meie kohtume teiega juba järgmisel kolmapäeval.